Meil kõigil esineb aeg-ajalt kõnes takerdumisi. Me sõnastame ümber juba alustatud ütlusi, kordame sõnu või täidame mõttepause häälikute või sõnadega. Kuid see ei ole veel kogelus. Kogeluse korral esineb kõnes silbikordusi, häälikute venitusi või blokeerumisi, mille korral inimene antud hetkel ei saa üldse häält tekitada. Sageli ilmneb ka pingutusest tingitud näo, pea või kehaliigutusi ja tihti kasutatakse vältimisstrateegiaid, millega üritab inimene peita või kergemini üle saada oma kogelusest. Näiteks asendab ta sõnu või hoidub suhtlusolukordades hoopiski. Kogelusel ei ole kunagi ühte kindlat põhjust. Enamik uurijaid on arvamusel, et põhjuseks on erinevate tegurite kombinatsioon. Näiteks geneetilised uuringud on näidanud, et kogelust soodustavad faktorid võivad olla päritavad. Samuti on mitmed uuringud leidnud erinevusi kogelejate ja mittekogelejate aju ehituses ja funktsioneerimisel. Üheks põhjuseks võib olla ka see, et kogelus avaldub tavaliselt perioodil, mil lapse kõne areneb kõige kiiremini. Lapse arenevat kõnet võivad veel mõjutada ka näiteks tugevad emotsioonid ning last ümbritsevate inimeste liiga kiire ja keeruline kõne. Kogeluse põhjuseks ongi siis kõigi nende nimetatud psühholoogiliste, keskkondlike, füsioloogiliste ning kõne ja keelega seotud tegurite koosmõju ja seejuures on tegurite kombinatsioon iga inimese puhul alati individuaalne. Kogelusteraapia lastega hõlmab endas otseste ja kaudsete meetodite kombineerimist. Kaudsed meetodid on suunatud lapse koduses keskkonnas kohanduste tegemisele ning vanemate nõustamisele. Kaudsete meetodite eesmärk on soodustada lapsel sujuva kõneloomet, tema keskkonnas ärevust ning stressi tekitavate tegurite vähendamise abil ning vanemate enda kõnemudeli muutmise kaudu. Otsene kõneteraapia on suunatud lapse kõnemudeli muutmisele. Seejuures on otsene kõneteraapia väikelastega alati väga mänguline ning reeglina nende jaoks nauditav. Kui toimub selline otseste ja kaudsete meetodite kombineerimine, siis kanduvad ka kabinetis õpitud oskused paremini üle lapse igapäevakeskkonda. Kuigi varane teraapia lapse eas soodustab kogelusest väljakasvamist, ei õnnestu see siiski alati. Ja kogeluse teraapia on võimalik igas vanuses ning sageli täiskasvanu eas on see inimese kõrge motiveerituse tõttu eriti tulemuslik. Teraapias saab omandada kõnetehnikaid, mille abil on võimalik sujuvam kõne või mis aitavad kõnetakistusi kergemini ületada. Oluline osa kõneteraapiast on suunatud kõne või olukorra hirmude ületamisele ja omandatud oskusi on võimalik harjutada toetavas tugigrupis. Kogeleva inimesega suheldes kehtivad kõik tavapärased viisakusreeglid. Võimalik, et kogelev inimene vajab suhtluses oma ütluse lõpetamiseks pisut enam aega ja seda tasuks talle siis ka anda. Kogelev inimene teab, mida ta öelda soovib, kuid ei ole alati suuteline seda tavapärase kiirusega tegema. Eriti oluline roll on õpetajal kogeleva lapse toetamisel. Ei ole vaja teha kogeluse tõttu liigseid järeleandmisi õppetöös, aga samas ei tohiks panna last teadlikult talle ebamugavasse olukorda.